Programmi saab jagada väiksemateks loogilisteks osadeks ehk funktsioonideks. Funktsiooni defineerimist alustame käsusõnaga def. Seejärel kirjutatakse funktsiooni nimi. Mõnikord on nimi ülesandes ette antud, aga praegu ma panen funktsiooni nime ise. Panen nimeks tervita. Pärast nime lisatakse sulud. Sulgude sisse võib panna parameetrit ehk sisendid. Praegu jätan sulud tühjaks. Defineerimise rida lõpeb kooloniga. Siit edasi algab funktsiooni keha. Ja kehas olevad read peavad olema taandega. Kirjutan siia print. Tere hommikust! Vajutan jooksuta skripti. Praegu ei juhtu midagi. Et midagi juhtuks, tuleb funktsioon välja kutsuda. Väljakutsumiseks kirjutan funktsiooni nime koos sulgudega. Ja tulemuseks väljastatakse ekraanile tere hommikust! Ühe korra kirjutatud funktsiooni saab kasutada mitu korda ja mitmes kohas. Ja see teeb programmi koodi lühemaks ja arusaadavamaks ehk kergemini loetavaks. Teeme sellise näite. For i in range for tsükli abil kutsutakse funktsiooni tervita välja 3 korda. Jooksutame skripti. Ja tulemus on siin. Teeme funktsiooni interaktiivsemaks. Küsime funktsiooni sees kasutajat nime. Ja muudame pisut prindilauset, et see nimi väljastatakse ekraanile. Praegu ei juhtu midagi. Funktsioon tuleb välja kutsuda. Selleks kirjutame funktsiooni nime koos sulgudega ja jooksutame skripti. Programm küsib nime. Sisestan Krista. Ja nüüd funktsioon tervitab vastavalt sisestatud nimele. Katsetame veel kord. Panen nimeks jänkujuta. Ja tulemuseks on tere hommikust jänkujuta. Funktsioon on paremini taaskasutatav, kui paneme nime siia sulgudesse. Kui enne küsiti nimi kasutajalt funktsiooni sees, siis nüüd saab nimi tulla ka väljastpoolt funktsiooni.
Funktsiooni välja kutsudes peab jälgima, et kui sulgudes on parameeter, siis siia tuleb panna parameetrile vastav väärtus. Või muutuja nimi, mis sisaldab vastavat väärtust. Katsetame. Seda väärtust võin muuta. Ja nüüd on tulemus selline. Ja kui ma tahan nime siiski küsida kasutajalt, siis teen seda programmis, mitte funktsiooni kehas. Ja funktsiooni kutsun välja nii. Nüüd küsitakse kasutajalt nimi. Ja tervitamine toimub vastavalt kasutatud nimele. Selle asemele võib panna ka mingi teise muutuja nime, näiteks sisend nimi. Siis selle koha peal peab kasutama sama muutuja nime. Töötab küll. Teeme veel ühe näite. Õppisime just järjendeid. Teeme ühe kassi nimede järjendi. Ja käime for tsükli abil läbi iga järjendi elemendi. For element in kassi nimed. Ja prindime alustuseks elemendi välja. Jooksutame skripti. Ja need kassi nimed väljastati siia. Aga teeme nüüd nii, et selle koha peal kutsume välja funktsiooni tervita. Hetkel käsitletava järjendi elemendi ehk kassi nimega. Ja nüüd väljastatakse ekraanile tere hommikust Miisu, tere hommikust Kiisu, tere hommikust Nurr ja tere hommikust Murr. Funktsioon on mul siin ja for tsükli sees selle koha peal kutsutakse funktsioon välja. Parameetreid sulgude sees võib olla ka mitu ja need eraldatakse komaga. Lisame siia parameetri vanus. Ja teeme funktsiooni kehasse ühe prindi lause juurde. Jooksutan skripti, praegu ei juhtu midagi. Funktsioon tuleb välja kutsuda.
ja kuna siin on 2 parameetrit sulgudes, siis funktsiooni väljakutsumisel tuleb sulgudesse panna sama arv väärtusi samas järjekorras. Näiteks nii. Esimesena nimi ja teisena vanus. Ja jooksutan skripti. Tulemus on selline ja parandan siin vea. Ilus. Praegu meie funktsioonid väljastasid tulemused printkäskude abil ekraanile. Aga rohkem kasutatakse väärtust tagastavaid funktsioone, mitte väärtust väljastavaid funktsioone. Teeme näite. Defineerime funktsiooni täring. Sulud jätame tühjaks ja teeme nii, et see funktsioon tagastab juhusliku täisarvu vahemikus 1–6. Tagastamise käsk on return. Juhuslik täisarv on randint ja vahemikus 1–6. See läheb sulgudesse. Praegu ei juhtu midagi. Kutsume funktsiooni välja. Ja hetkel me ka ei näe funktsiooni töö tulemust. Et tulemust näha, tuleb funktsiooni väljakutsumine teha print sulgude sisse. Niiviisi. Ja jooksutame skripti uuesti. Hetkel funktsioon täring tagastas meile 1. Nüüd tagastas 5, 6, 4, 1 ja nii edasi, et juhusliku täisarvu vahemikus 1–6. Teine võimalus tulemuse nägemiseks on salvestada tulemus muutujasse. Teeme seda näiteks nii. Ja seejärel prindime selle muutuja välja. Väljastame muutuja. Väljastame muutuja silmade arv. Ja teeme veel ühe näite. Defineerime funktsiooni nimega kolmnurgapindala. Millel on 2 parameetrit. Alus ja kõrgus. Ja funktsioon peab tagastama meile. Tagastamise käsk on return. Kolmnurgapindala valemi alus korda kõrgus jagatud 2 järgi. Kutsume funktsiooni välja. Paneme aluseks 5 ja kõrguseks 4
ja omistame funktsiooni töö tulemuse muutujale pindala. Ja väljastame tulemuse ekraanile. Nüüd peaks funktsioonide defineerimine ja kasutamine selge olema.